täna on siis 8. juuni ja järjekordne Lõõtsa ja masinapäev. Et seekord on küll võib-olla natuke teistmoodi, sest nagu minu välimusest võib aimata, siis väga aktiivselt seda masinapäeva seekord ajada ei saa, aga õnneks on meil niisugune väga tubli korraldustiim, Reinso, Jalari ja Maasikavait, ja nüüd me oleme võtnud ka siis tehnikahuvilised Põltsamaa nooremad mehed kokku ja see päev nagu sünnib tänu neile. Et ja traditsiooniliselt on ta jätkunud siis lõõtspillipäevaga ja siis loodame, et rahvast tuleb jälle piisavalt, tuleb tore ja meeleolukus päev ja toob jälle tuntust ja kiidusõnu Pajusi külale ja Pajusi külaseltsile. No, võib-olla ta saaks ilusaks, aga kindlasti meil ei ole ju põhjust häbeneda oma küla, et meil on väga ilus küla, meil on väga hoolitsetud ja hea korrastatud ja miks mitte seda siis näidata ka külalistele, et tihtipeale, eriti seoses avatud taludega, olles ise palju käinud, vahel imestama, kuidas perenaised kutsuvad endale üle Eesti külalisi ja ausalt öelda tihtipeale vaatab ikka roppus vastu sealt tõue pealt. Et seda ma nüüd arvan küll, et võib-olla siis ei tasu väga külalisi kutsuda, aga kui sul on mida näidata, kui on elamine korras, siis miks mitte seda tehtud ka teistega jagada. Nii et ma arvan, et see on igati asjakohane. Ja tuginedes jälle eelnevatele kogemustele arvaks, et ega see tuleb jälle mingi 1000–1500 inimest, nii et jälle natukene Pajusi tuntum kui varem. Oligi võetud, et paned iste täisse taha ja tagusid sõita. Ja tal on täpselt nii palju edasi tagusid. Ja, näed, kinnitused olemas. Ja roovali saad ka ringi peerata. Temmal ei ole veel jalakaas ega midagi. 20 on jalka ka. Ma tehti see ka omal peale. Ja. See on kuskil Türi lähedal, see on ka koloosi algusaastast, et pandi kuuri alla seisma ära või küüni alla. Ikka nagu nad on, et siis pool ringi vähem. Ei leidnud ausalt öeldes niisugust paremat, aga jälle, mis on kadunud, kõik raudroolid. Tegelikult on tal originaalis raudroolid. Ei ole minul karamele. Ja siis meil ühed kutid saavad vaata vaikus. Valmistan ette supi keetmise, et lõõtsameestele ja vanatehnika mehed toita see siit.
supiga. Et muidu tühi kotti seisa püsti, ikka suppi kõhtu ka panna, siis on asi. Päris üllatus ei ole meil traditsioon, et seda on iga see tehnikapäev ja lõõtsapäev oleme keet ja tein. Et see on nagu peab olema. Seljanka. Kodune seljanka on nagu kirjutatud. Hoian poti soojas ka, ega poti peab soojas hoidma. Siis saab kiiresti valmis. valmis, et kui külalised tulevad, siis saavad kõik süüa igasuguseid pirukaid ja need, mis me müüme, on kõik siin oma külaseltsi prouade poolt küpsetatud. Nii et meil ei ole ühtegi poe asja, mida me müüme. Vesi on ka kohalik. Ja vesi on ka kohalik, õige. Ja kohvi ka. Ja muidugi siis on siin teisel pool on vana tehnikapäev, teisel pool müüri on siin lõõtsapäev, nii et ma ei tea, mis seal siis toimub edasi. Meie oleme siin kohvikus ja ootame külalisi. Miks sa täna siin oled? Mulle meeldib, ilus ilm on ja inimesed kõnnivad ja mis siis ikka, mis ma muud targemat pean tegema siis? Vaata, neid peab lähedalt vaatama, kõik on erinevad lepad, riinud ja kiilid ja mitte kellelgi ei ole selliseid nööpe. Kalmer ja siis esimese loomängil ma tahaksin kodus olla. Ja laulame kaasa.
Thank you.